üks kindlasti on see, et meie pakume kindlasti täna Euroopas komposiittoodetest pakume edasimüüjatele absoluutselt parimat marginaali. Üldjuhul on nagu kõik, üldiselt nagu väärtuspakkumine, seal kindlasti tasub ka minna mingi A4-ga, et seal on 20 punkti, et me oleme natuke siit paremad ja natuke sealt paremad. Tegelikkuses on ju kaks põhilist küsimust, millele peaks mõtlema. Üks on see, et miks lõpptarbija tahaks minu toodet osta ja teiseks on see, et miks edasimüüja tahaks minu toodet müüa. Põhiline asi, miks edasimüüja tahaks minu toodet müüa, on see, et tahaks selle pealt nagu raha teenida. Et siis tegelikult see esimene punkt, see väärtuse pakkumisest peakski olema see ilmselt, et mis see marginaal reaalselt ikkagi on, mis edasimüüja teie tooted saab. Teine küsimus on muidugi see, et edasimüüja tahab seda, et see toode, üks asi on see marginaal, teine asi on see, et see toode saab riiulit probleemivabalt ka minema liiguks. Need on sellised kaks põhiasja. Teiseks marginaal ja teiseks võib-olla kaubamine tundus, et ta saab sellest tootest lihtsalt lahti ka. Kas see tähendab seda, et Eestit kasutatakse ikkagi nagu odava tööjõuna maale, et pakute odavust neid siis? Ei saanud aru. No, et Eestis toota, et Eesti firma konkureerib maailmas, et rääkisite, et edasimüüjatele pakute nagu seda lisaväärtust ja selle näol, et hästi odavalt pakute oma toodete konkurenti eest. Kas sellepärast see Tahemariin on elujõuline, et ta toodab oma tooteid Eestis, et siin on odav tööjõud? Ei, tegelikult ei ole nii, et ausalt öeldes me ei paku mitte, et me ei ole võimelised pakkuma seda marginaali, me ei ole võimelised pakkuma parimat marginaali mitte sellepärast, et me oleks letina odavamad, tegelikult ei ole üldsegi odavamad. Me oleme oma positsioneeringut seal kuskil vahepeal, et meie positsioneering nagu lõpptarbijale on meist tunduvalt odavamaid kasutada. Ehk siis vastus küsimusele oleks see, et kui me saaksime pakkuda odava tööjõud, odavat toodet, siis me peaks olema kõige madalamad nagu lõpptarbijast, aga me ei ole. Vahepeal sellest lähtuvalt me saame pakkuda suuremat marginaali. Palju erineb see hinnastamispoliitika kõikides nendes juurdides? Teie poolt läheb soovituslik jaehind näiteks. Et kui palju selle soovitusliku jaehinna osas paindlikkust välja näidate erinevatest turgudest nagu läbi viidud? Et kas mul on täna võimalik mõttekas osta nagu idabloki turult või hoopis tellida kuskilt mujalt? Meil on küll ausalt öeldes väike erinevus, et üldjuhul on nagu sellist kolm soovitusliku jaehinna nagu sihte. Üks on Euroopa, üks on Põhja-Ameerika ja üks on siis Austraalia, Uus-Meremaa ja ka Aasia pool. Euroopas võib-olla on ainuke selline kõikumine on see, et Skandinaavias on hinnad veits kõrgemad, toetust ja ülejäänud Euroopa on üldjuhul sama. Aga mingi toote puhul kindlasti võib olla see, et Ida-Euroopast ka võiks nagu soodsamad. Eks siis peaks oleneb ka sellest, mis toote puhul, eks meie toode on ikka siit rohkem võib-olla siin luksustoota gruppi puhul teada või ostma. Tuleb nüüd sellist fast moving convenient puhul, siis on nagu oluline arvestada seda elatustaset, et see täheb juba siis seda ümber reguleerida. Fakt on kindlasti nagu see, et üks moment on oluline selle hinnakujunduse juures, mida ma soovitan, et isegi kui näiteks ekspordiplaani tehes või sihtturg nagu valides, et algusjuhuslik ei ole väga, mis ongi iseenesest võib-olla õige, et näiteks, et meie sihtturud on seal näiteks Soome ja Rootsi ja ma praegu rohkem ei tegele, väga hea selles mõttes, et see on nagu täitsa okei, aga sellise hinna kujundamise mõttes peaks nagu ikkagi vaatama nagu laiemalt.
ehk siis, et võib juhtuda niimoodi, et nagu toode on väga hea ja mis meil tegelikult ühe toote puhul oli, meil ausalt öeldes oligi probleem, et me mõtlesime, et me kunagi mingitesse riikidesse niipea ei müü, et me tegeleme mingis ühes suunas ja siis äkki hakkasid tulema mingisugused tellimused, et üks konteiner kuskile sinna ja teine konteiner sinna ja et me selle turuga ei tegele, et me müüme selle ära ja siis müüme sinna ka ära, et me fokusseerime ennast ikkagi nagu siit turgudele. Ja siis nüüd mingil hetkel on see, et kui sa oled sinna nüüd juba mõningad konteinerid müünud ja mingi aja jooksul, siis tegelikult üldse ei tea, mis seda tehakse. Toimetatakse, sulle tuleb raha ära, sa saadad sinna kauba ära ja siis ühel hetkel, kui sa vaatad, et nüüd me hakkame sinna regiooni laienema, siis see on nagu selline väga halb olukord, et sa pead hakkama nagu mitte nullist, aga et sa pead hakkama mingeid asju seal nagu paremaks kõigepealt tegema, et seal on kõik ilmselt paigast ära, et nii hinnad kui edasi, kui sa üldse nagu mitte midagi ei tea, et siis selles mõttes võiks vähemasti hinnakujundus olla niimoodi, et see nagu paigas, et isegi kui see turg ei ole sihtturg, siis võiks need hinnad olla ka sinna nagu ette ära saadetud, et lepime kokku, et me ikkagi sellise hinnaga, aga me praegu ei toimeta sellest. Et siis on edaspidi tulevikus, 5 aasta pärast näiteks, kui see on teie jaoks sihtturg atraktiivne, siis on meil tunduvalt lihtsam selle asju hakata üles ehitama, kui see on jõudnud seda. Võtan ka viimase küsimuse veel, et ma tean, et sul on kiire, sina olid neil, kes ütlesid, et väga konkreetse timeframe'i, et võtame ühe kiire küsimuse veel. Kes tahab küsida? Tuleks küsimus. Ma loodan, et sul on neid brändid on sellepärast nii palju, et on erinevaid teisi ettevõtteid enda alla aastatud. Aga kas nagu tasub selline ära inimene erinevad brände? Tasub ta 2 brändi odav ja 8 brändi? No, aus vastus oleks, et ei tasu, et selles mõttes, et loomulikult tegelikult kõige parem oleks üks bränd, jube tunduvalt lihtsamalt kommunikeerida, turundada, rahaliselt on kõik nagu mõistlik, aga meil praeguse seisuga me oleme mõtlenud, et meil ei ole mitte mingit võimalust kuidagi koondada. Et näiteks me see Trappere vahel nagu täiesti mingi EKO, kõik naturaalsed materjalid, me võtame naturaalseid kangaid, linast kangast täiesti, korki, 55% naturaalset paiku, seal on tootmisprotsess on viidud nagu miinimumini, tootehindu selle võrra jälle nagu kallim, sellel on ka olemas oma turg, et kuidagimoodi saanud jälle seda kuskile selle odavbrändi alla nii-öelda viia. Siis on omakorda nagu jälle pigem nagu sellest, et ei ole mitte kasu, aga kahju, et see positsioneering ja see kommunikatsioon on jällegi nagu täitsa, sa ei suuda kommunikeerida kuidagi. Et selles mõttes aus vastus on, et jube hea oleks, aga ei oska täna. Peame niimoodi praegu.